Tere hommikut, Elsa! Ma tean, et sa tulid äsja rahvast tagasi. Aga tõde ja Jumala tundmine on rünnaku alla sattunud. Nii et aega lõõgastamiseks ei jää. Seekord tuleb sul minna rahvusvahelisele saarele. Tegemist on Euroopas asuva saare riigiga, millel on tugev kristlik taust. Selle pisikese riigi valitsusse on sisse ilmunud salajase ordu liikmed, millel on nimeks mürk. Nende eesmärk on võtta üle terve maailm ja kaotada kõik vihjed ainsale ning tõelisele Jumalale. Ja seda teevad nad riigi haaval. Sa ju tead, kui tähtis on põhiseadus. See on igas riigis kogu seaduse ja korra alus. 11 kuud tagasi leidis aset tragöödia, kui rahvusvahelise saare arhiiv põles maha ja kaduma läks kõik põhiseaduse originaalid. Meie luureandmete põhjal on selle eest vastutavad mürgiagendid. Peale tulekahju ujutas mürk seaduse turu üle põhiseaduse võltsitud koopiatega. Hea uudis on see, et palju aastaid tagasi hakkas üks Siim Regiratta nimeline mees mõningaid valitsuse ametnikke kahtlustama ja peitis ühe põhiseaduse koopia ära, et see oleks väljaspool hädaohtu. Halb uudis on see, et elus ei ole ainsat isik, kes teab, kuhu see peideti. Elsa, sinu ülesanne on leida üles ja kätte saada põhiseaduse ainus eksemplar. Enne, kui sealne kantsler, kes on mürgipalgal, suudab nädala lõpuks uue põhiseaduse läbi suruda. Ja nagu ikka, ei ole kuigi palju aega. Me oleme sinu meeskonda valinud Ivo-Li, kes on kogenud ekspert, ja Casey McDonald, kes on meie Euroopa agentide meeskond. Saad nendega kokku kohtumispaigas vahetult peale rahvusvahelisele saarele saabumist. Sinu lennuk lahkub täna kell 12. Kiirusta, Elsa, ja pea meeles, vaenlane ei maga. Kuna see teave on ülisalajane, hävib see sõnum ise. 5, 4, 3, 2, 1. Kas pole mitte kena õhtu? Jaa, väga ilus õhtu. Aga homme pidi minema veel külmema. Siis on ju küll hea, et ma endale sooja riide kaasa võtsin. Jesaja 45:5. Kirjakoht. Mina olen issand ja olen mitte kedagi teist peale minu. Aamen selle peale! Tere tulemast rahvusvahelisele saarele! Tere! Agent Elsa, agent Casey! Väga meeldib! Võtaks ehk istet räägiks tähtsamalt meie ülesandest. Tänan! Mul on tõeliselt hea meel, et sa oled meiega ühinenud. Seekord on see ülesanne tõeliselt raske ja nõuab meie mõlema kogemusi. Aga nagu alati, Jumal on see, kes kõike kontrollib ja meid aitab. Kuule, nii meile ju meeldibki. Ja seekord on meil väga kiire, sest selle saare kantsler on juba põhiseadusega tööd teinud ja võib selle iga hetk välja. Kas mürk ka sellest dokumendist midagi teab? Meie andmetel ei tea, aga las see nii jääbki, sest ta võib muidu meie põhiseaduse hävitada. Ja meid ka. Meiega on meil agent Ivo, kes on juba turvamajja saadetud ja kontrollib kõike. Mis plaan on? Plaan on järgmine. Homme hommikul kell 11 lähed
pargivärava juurde ja ootad mind seal. Ma tulen hiljem järele. Ma kontrollin enne piirkonda, et seal ei oleks pealtkuulamisseadmeid. Vau! Mul on alati sellist vidinad meelde. See on seade, millega sa saad kontrollida, et 100 meetri raadiusest ei ole pealtkuulamisseadmeid. Teeme sidekontrolli. Sidekontroll. 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 Sama siin. Kõik on korras. Kas sa tead, mis aeg nüüd on? Jaa, kas ma võin palvetada? Kallis taevan issand, me palume sind, et sa oleksid meiega sellel missioonil, et sa annaksid meile tarkust ja juhataksid meid ja et me teeksime seda missiooni sinu nimel ja me armastame sind väga. Aamen. Aga tead, meid ootab homme raske tee. Lähme magama. Lähme. Хорошо, ищет вражеских агентов. Да, там хорошие и плохие. Понимаешь, Антони? Плохие тоже агент, этот ролик Совком, да? Suurepärane! Kõik läheb hiilgavalt. Все будет очень. Enam ei lähe kaua. Не только не идет. Aga sellele monumendile siin Но вот для этого монумент peaks tellima politseivalve. надо полиции, чтобы он поклонение идут. Halloo! Max Devlin siinpool, palun ühendage mind volinikuga. Пожалуйста, соедините меня с... Mis tähendab, on hõivatud? Ну, что значит не Palun. говорить со мной? Halloo, Alex! Алло, Алекс. Et kas sa saaksid mulle Ты siia можешь мне ühe politseivalve monumendi juurde organiseerida? охранить полицию, чтобы они охранили... Ah, kursustel kõik? скульптор. А все курсы не может никто не помогать. Aga palun ärge saatke ainult seda inspektor Pola ei muud. А, ну Ага. только этого инспектор Selge. более Hallo? не надо. Halloo? Алло, алло. Не хочет она мужчин, ну, точно вам полицейник. Ой, Monsieur kantsler, inspektor on teie teenistus. Uskumatu. инспектор доклад слушает вас. Pola ei muu. Mis te arvate, kas te seekord saaksite oma ülesandega hakkama? Ага, пример, вы Absoluutselt mitte mingit kahtlust selles ei ole. можете это упражнение Et Ma olen hea meelega teie teenistuses. я с удовольствием mida ma слушаю. kardan. Pola ei muu, lähme teeme ühe väikse teekonna. Пойдем гуляем чуть-чуть. Mida ma siis täpselt ikkagi tegema Что я pean? точно как не Näsi seda monumenti. Ну, видите, Ja ma väga hästi я näen. вижу очень Kas te saaksite selle monumendi valvamisega järgneva ööpäeva jooksul hakkama? ночь. Te tahate, et ma valvaksin seda ja et see kaduma ei läheks. Чтобы я стыл и Te võite olla kindel minu oskustes, sest mul on taga väga tugev treening ja ma olen oma oskustes professionaal. Üllata siis mind. Ну, тогда Kindla peale, olge kindel selles, et see töö saab hästi tehtud. это будет хорошо сделано. Доверяйте мне, все, у меня опыт, все. Уже смешно. Ну, смотри. Вот. Ei tee iga mind aidata, ma nimelt lihtsalt vaatan siin natukene. Olete te kindel, et saite ka väga lähedalt vaadata? Я сейчас не могу купить, потому что я работаю. Какой работа? Pean valvama Tule istu siia. seda asja. Этот вещь. Ärge sundige meid seda ütlema. Seda monumenti. Этот монумент. See kaadermärge, kus seal taga Этот oli. вещь там. Ma võin seda öelda, selle asjanduse all seal jah. See on osa nendest pidustustest, jah? Это Ma ei räägi sellest rohkem midagi. Kas teile ei tundu, Priili, et täna on ilus ilm? Kes see oli? Ole ainult teie teenistus.
politseioperatsioon käib praegu. Ma tohin aidata teid kuidagi. Palun, ma tahaks öelda Я могу сама. Спасибо за все. Саша не выиграл, я могу сама. Seda või? Kui teil ikkagi abi vaja läheb, siis siin on minu nimekaart. Здесь мой визитка. Ma tean täpselt, kuhu ma selle kaardi panen. Я знаю точно, куда я поставлю. Nagu elevant otsel on ju. Ma tahan, kas te teate, et Aeglasaare eeskirjade punkt 25.347 kohaselt on avalikus kohas lonkimine keelatud, kui see kahjustab sisejulgeoleku riske või segab teisi. Tähendab, ka piilumine on keelatud, kui mina seda ei luba. Te ju tegite praegu midagi, mis näib mulle piilumine. Ilma loeta ma kindlasti ei kavatse seda piiluda. Väga, See juba avatas homme. Это же завтра see on väga tark tegu, et te enam ei piilu, aga seda, kas ma homme avatan, see ei ole nii kindel ja seda ma teile ei ütle. Mis mõttes, see on ju avalik üritus. Ну это же No, miks me sellest üldse praegu pikemalt räägime, et kas te ei tundu, et täna on väga ilus ilm? Täitsa tore on. Kas te teate, et inspektorile lähenemine sellisel viisil ei ole üldsegi hea? Palun vabandust, ma olen järgmine kord ettevaatlik. Jah, see on väga hea, et te olete ettevaatlik. Täna on praegu aitas ainult minu professionaalne ja äärmiselt enesekindel tegutsemine. Vabandan teie kord. Mark, kas saad natukene sinnapoole minna, sa jääd muidu kaamera peal. Aitäh. See on väga tark tegu teil üksteist. Tänan ohvitser. Ei, mitte ohvitser, inspektor. Huvitav pool. Очень классный магазин здесь. Пойдем смотреть, посмотрим. Ну, пойдем, ну, пойдем. Oi, palun väga vabandust, ma ei teadnud, et siin Извиняюсь, keegi не знала, on. что здесь кто-то, я могу помогать. Tegelikult oleme meie Ну, Oi, ma tänan väga, aga hetkel ma ei vaja uusi töökäsi. не Proovige ставь новых jõulude ajal uuesti. работников. Sa oled kõigest valesti aru saanud. Ты все не Meie так oleme понимаешь. tõejõud Мы, ja me tulime siia selleks, et päästa rahvusvaheline чтобы saal. спасибо Sa oled такое делать. palvetanud, eks ole? Palvetanud. Loomulikult olen ma palvetanud. Ma palvetan kogu aeg. Все время я Seda молюсь. ma teadsin. Tuleb vaid palvetama hakata. Vanem või hiljem oleme veel kohal. Oleme te ingli või midagi? Ei ole me miski. Me oleme tõe jõud. Ja kus iganes Jumala sõna ohtu seatakse. Oleme veel kohal. Mis siis kord? Me soovime teiega rääkida siin Pegirattas. Мы будем говорить Kuidas te mu nime teate? Me teame sind paljugi rohkem. Sa oled sündinud Pärnus, käis Pariisi koolis käis õppekokaks, siis tuli tagasi siia rahvusvahelisele saarele, abiellus, tal on 3 tütart, 2 kassi, üks väga vana papagoi, kelle nimi on kindral Laidonen. Muretsege, see info on kõik kindlalt kohas. Meie oleme hea. Ja te arvate, et ma peagi seda teie juttu uskuma, et Вы niisama думаете, что я даже не jah? верите этому? Las ma mõtlen. No, sa võid vaadata meie koduleheküljele. Ты можешь Meil on seal смотреть на tõedeklaratsioon. Ja palju tänu kirju. Ma saan teist väga hästi aru. Знаете, я понимаю, Me что oleme очень natuke классно. olnud liiga otsekohesed. Ja võib-olla seda infot on teie jaoks olnud korraga Слишком liiga много palju. информации для Ma вас. teen ettepaneku, Я lähme предлагаю
joome Пойдем. Кофе. Кофе. ja räägime asjast И говорим ближе. Ma võin teid ära kuulata küll. Я могу услышать. Lähme siis poodi No sisse, пойдем kas в teile магазин. magus tee sobib. Sladkий чай. Хорошо? Ma tulen siis teie järele. Väga hea. Вот поодик. huvitav. Ja mis halb on? Интересно, что там? meie andmete järele No, nad peaks naši olema tähendab. kantsleri kuju. Что там скульптура канцлера. Seda ma teadsin. No вот это я Kuidas võis küll niimoodi? Kunagi oli nii tugevasti kristlik paik selleni jõuda. Христианское место. Ну как это скульптура? Nii võib juhtuda, Ну как ты... kui inimesed hakkavad vabadust iseenesestmõistetavaks pidama если ja свободность, mis on piiblis kirjad, usuvad, et see on inimeste poolt kirjutatud. просто, ну, Jumala sõna autoriteet, see on nii tähtis. что в Библии списано, это так важно. Aga No. see oli Siim Regiratast väga tark, et ta selle Это Сим очень мудрый человек. põhiseaduse ära peitis. Aga Он muide, спрятал seesama этот kantsler, лексикон. ta Но on тот самый teinud teise канцлер, põhiseaduse on ja teinud nüüd tahab seda Lukoili, inimestele levitada. Ja такой mõtle, kui закон see läheb будет läbi, как siis kaob inimeste так идей. uskuda Jumala sõna jäänitud. И как-то там он Ei tohi sellel juhtuda lasta. ну, и верит Nii tore, et Siim selle ikkagi ära peitis selle. Классно, что Сим Aga me peame selle спрятал это. lihtsalt leidma. Или я сейчас индекс думаю. Ну так, просто найти это. Aaret jah, mulle alati meeldib. Nii, kuule. Hoiatussignaali. Ой, сигнал этого. Ой, это. Ой, предупреждение. Ну так, так, так. Kas see pole mitte rahvusvahelise spiooniakadeemia tõe? Viimane killukene koht paika. Это malenькое место это. Kaelu. Ma oleks pidanud aimama, et sina oleks selle jama taga. Ma küll mingit jama. Minu arust läheb siin nüüd paremini ja paremini. Здесь Ma kuulsin isegi, et me saame uue põhiseaduse. я тоже, что мы получаем это новый закон, Ma вроде kuulsin, Библии, et kõik vanad такие põhiseadused. старые. Nojah, ma ei ime, et sina selle taga oled olnud. Я не именно. Mina. Jah, что ты selle No taga. kuulge, te võite ju vahepeal agendid olema. Kus on teie relvad? Kus где ваши оружие, ваши агенты? Наше оружие нет. Это, но Praegu on nagu nii, et asjad lähevad paika, maa läheb läbi вещи сами. ja meie võidame. Tulite siia lähikuudele aidata. Head sa Kaelu. Jumal on see, kes kõike kontrollib. Ja kui tema otsustab, teda sinu plaani kutsu ajada, siis seda ta ka teeb. Ja No vaatame, kas ta otsustab ka seega. Ega te iga kord ka võita ei saa. Äkki peab rohkem järgi tegema. Но может ты следующий раз. Homme vaatame. Ну завтра смотрим как. ja homme vaatame, kuidas läheb. И завтра смотрим как. Oi, kas sa Ivastamast ka midagi kuulnud? Ei ole veel. Слышишь что-то про его? Mis sa loed seal? Kuule, ma uurin erinevaid värske Bibliämbist ja uurin, millised on Jumala omadused ja kas sa tead, et ta on enam kui imeline. Ma tean, Ta on lihtsalt, Jumal on lihtsalt nii vägev, ta on kõikjal, ma tean, ta teab kõike, tal pole ei algust ega lõppu. ma tean. Ja ta pole kunagi mitte ühtegi viga teinud. Ta on lihtsalt nii vinge. Ma tean ja peale selle ta on tugev, ta on ustav, ta on armastus. Ma võin seda nimekirja lõputult jätkata. Ja see tekitab minust tunde, et ma tahan teda kõigile teenida, mis mul on.
ja ma olen nii õnnelik, et ma olen üks tema lastest. Ja ma mõtlen ka selle peale, et kes saab olla meie vastu. Kõige vägevam Jumal on meie poolt. Mitte keegi, Keissi, mitte keegi. Jaa, täpselt nii. Ivo saadab teate. Pean minema. Tere hommikust. Oi, ma ise ka ei tea täpselt. Saab midagi abiks olla. No selge. Kas see on mingi erilise sündmuse tarvis? Kõik on klaar. Все в порядке. Vabandust, ma ei tahtnud sind ehmatada. Ой, я не хотела тебя испугать. Ma lihtsalt pole selle spiooni värgendusega veel. Я просто еще не привыкла с этими шпионами. Kuidas sa sinna sisse said? Sa ei taha seda teada. Ma arvan tõesti, jah. Igatahes mul on hea meel, et sa meie poolel oled. Я рада, что ты с nami. Kuule, uurisime neid sinu antud päevaraamatuid. Nii. Tuleb välja, et kuskil on üks dokument olemas. Me lihtsalt ei tea veel, kus see asub. Päevaraamatute vahel oli üks kinni pitseeritud ümbrik. Ja me mõtlesime, et sina võid selle avada. Olge te õnnistatud. Sina oled meil ju vana muinsuskaitsja, jah. Ja kuulge, see tundub võite vana olev. Ma ei tea, ma ei julgeks seda katki teha. Aga siin sees võib olla teade. Miks siis kohe ei öelnud? No, või siis ka mitte, see on ju tühi. Oota! Siin võib olla kodeeritud sõnum. Mina küll mitte. Mul on tõejõuskoop. Uurime selle. See on ju täitsa tühi paber. Miks peaks keegi tahtma panna tühja paberid? Ma ei saa aru. Aga vaadake nüüd. Ahaa! Siin on kirjas saatku arm sulle teed. Näidaku arm sulle teed. Huvitav, mis see arm võib olla? See on üks Jumala omadusi. Samas võib ju ka nii olla. Roosi, mis juhtus? Ma võin eksida, aga arm oli nimi, mille Saara Edur endale võttis. Ja Saara Edur oli nimed Siim Regiratta, emapoolne vanatädi. Ja Saara isa oli üks selle saare asutajatest. Vau! Muljet avaldavad teadmised. No mis mul öelda? Lilled ja sugu, see on ju minu eriala. Oot, mina ei saa nüüd aru. Mis mõttes? Saara Edur ja arm ja mis asja? Ma ei saa mitte midagi aru. Saara nimed oli nimedest väga võlutud ja arm oli nimi, mis talle kohe eriti meeltmööda oli. Võib-olla oli ka asi selles, et Saara nimelt oli sügavalt usklik inimene. Nii et oma pere jaoks oli ta Saara arm. Juhatagu armule teed. See oli Siimust väga nutikas, et ta seda poodi kasutas. Muide, Saarast on nimed ka ajaloomuuseumis maal olemas. Siim isiklikult annetas selle muuseumile enne oma surma. Soo, nüüd peaksin seda maali hoopis uurima. No, ma võin teid esiuksestu sisse aidata ja näidata ära, kus see maal asub, aga no edasi toimetate omapäi. Kuulge, ma olen ju vana muinsuskaitsja. Ma ei saa ju lihtsalt sinna muuseumisse sisse trampida ja hakata kraami seitelt maha tõmbama. Ära muretse, jäta see meie hooleks. No olgu. Tundub, et me peame plaani pidama. Ja ärge, mina siin palvetan, võite mureta olla. Sina jää siia. Ja, head päeva. Wow! Milline
Soome ilus vaade, keset linna, minu monument. Kunstnike seas mina, nagu Picasso ja Van Gogh ja sa said hakkama, François Vaffet, sa said hakkama. Palun, see maksab 25. Это стоит 25. Ma ütlesin 25 lillede eest. Я сказала 25. Ei, ma ei võta seda tagasi. Poepoliitika on selline, et on ikka mulle 25 võlgu. Mul on tunne, et ei tea, kes mina olen. Võib-olla mitte, aga 25 olete ikka võlgu. Вы должны мне 25. Milline jutt. Какой наглый. Oli väga meeldiv teiega äri ajada ja järgmine kord pidage meeles, et kassa juures tuleb ka peatuda. Деньги надо заплатить. Kassa juures. Meeldiv. Poepoliitika. François Parfum, ma lootsingi, et te tulete. Bonjour, monsieur kantsler. Millal ma teie teost näha saan? Te mõtlete minu meestriteost? Увидеть нашу работу. Loomulikult, minu meestriteos. See on kõige parem meestriteos. Mina olen meester. Te ise ju tahtsite. François Parfum, me jääme siis kõik ootama, mida seda avatakse. Kas te sooviksite nii kaua istuda siin? Loomulikult. Aga kus see inspektor olla võiks? Peaks vist helistama politseisse. Hallo? Kas seda Polai muud te olete näinud täna? Polai muud видели сегодня. Ei ole? Ilmselt ta vist istub kusagil stopp-märgi taga ja ootab, et tuleks uus märk liigu. Kui te teda näete, siis öelge, et kantsleril on talle varustus üllatus. Nii. Aga mis ikka? Anname bändile märku, et etendus võiks alata. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, meil on hea meel teid tervitada rahvusvahelise saare sünnipäeva erisündmusel. Me tähistame siin 200 imelist aastat. Meie peo alustuseks on meil hea meel teile esitada tegude inimest, eesmärgiga inimest. Meest, kes kehastab kõike seda, mis rahvusvahelisel saare kodanikus olema peaks. Meie hämmastav, briljantne, armastusväärne, 3. ametiaega järjest kantsleri kohal olev Max Devlin. Aplaus! Ma tänan. Tõesti, seda on liiast. Elagu kantsler! Kõik need aastad, mil ma teie kantsler on olnud äärmiselt meeldivad. Super! Tore! Me oleme koos kaugele tulnud ja ma usun, et te olete minuga nõus, et me muutume veelgi paremateks. Võrreldes sellega, mida me oleme olnud. Rahvusvahelised saared on olnud imeline ajalugu. Aga tulevik on veelgi eredam. Teha üle suure sammu. Mul on hea meel teile teatada, et väike asjatundjate grupp on meie armastatud riigile loomas uut põhiseadust. Mineviku piirangud ja eelarvamused kaovad igaveseks. Uskuge mind, meie ühised... Usume!
et meie ühised tulevikujaks pole sellest midagi paremat. Ja nüüd on käes kauaoodatud hetk. Ma olen juba kaua aega unistanud. Meiega! Linna keskel võiks olla spetsiaalselt meie jaoks kavandatud kuju. Rahvusvaheline saare uhkuseks saab. Õige! Täna meeldib võimalus see monument ka avada. Minust oleks hoolimatu, teile ei tutvustaks selle loojad, kes on pärastlõunal meie seas. François Parfab! Suuga palju kuid selle rahvusvahelise saare skulptuuri kallal töötanud. Rahvusvaheline aare ja see aare pole midagi muud kui teie lojaalne ja armastatud. Minu kunstiteos! Mis toimub? Mida sa oled minu kujuga teinud? Monsieur kantsler, ma ei tea isegi, see on minulegi üllatus. Sa ei pole seda näinud mitte kui midagi. Monsieur kantsler, nii palju kui ma teid ka juhtus selline asi, et Valeta, paneme vangi! Ärge kuulake teda! tegin oma tööd pöördunud ja äkki käis BÄM! Ja ma ei mäleta mitte midagi. Tubli töö ei näinud mitte midagi. Tubli töö pole aimu, see nimi sobib sulle ideaalselt. Luiskab! Kas see tähendab seda, et ei ole mu tööga rahul? Ma annan sulle 10 sekundit, et sa minu kuju üles otsiksid. Monsieur kantsler, nii palju kui ma teid ka austaks, siis isegi minule suurepärasele inspektorile on 10 sekundit liiga vähe, et see kuju üles leida. Siis minema ja otsima kuju üle. No ma näen, et kinni. Ma olen tagasi, aitäh, et sa poel silma peal hoidsid. No kuidas läks? Mulle väga hästi läks. Aitäh sulle, et sa mind aitad. Kuule, ega ma nüüd midagi erilist ei teinudki. Toimetasin siin ajaloomuuseumisse ja näitasin lihtsalt maali asumaa kätte. See oli ka kõik. Kuule, sul on seal nii kihvt rist seal kassa juures. See poekassa juures. Kas sa oled seal ise teinud? Kuule, jaa, see rist on minu jaoks väga erilise tähendusega. Ja ma tegin selle ise pühapäeva koolis 10-aastaselt. Ja ma tegin selle päeval, kui ma ütlesin, et Jeesus on issand. Nii et sinust said kristlane pühapäeva koolis. Sama siin. Mõelda vaid. Jumal on maailma nii palju armastanud, et ta oma ainusündinud poja on saatnud siia maa peale. Et mitte keegi ei saaks hukka, vaid et kõikidel oleks igavene elu. Kui see pole mitte hea uudis, siis kullake, ma ei tea, mis see on. Jaa, seda küll. Ja mina veel arvasin, et taevasse minemiseks pead sa olema hea inimene. Aga kullake, see mõte on inimestel,
Jumal pole mitte kunagi midagi sellist öelnud. Kahjuks annab enamus inimesi niimoodi, aga tegelikult on ainult üks tee ja see on pattude andeks andmine ja kahetsemine ning usk Jeesusesse. Ja nii lihtne see ongi ja just niimoodi tulebki meil seda inimestele öelda. Aamen. Aamen. Kuule, no. Ma võtan Elsaga ühendust, vaata, mis toimub. Kuule, ja kui sul meeles on, küsi palun selle maali kohta, ka see on minu jaoks kõige tähtsam osa. Aitäh sulle. Tere päevast, härra! Kas ma saan teid kuidagi aidata? Täna mind juba aidatakse. Tere, siin on teie lillegi. Vau, kui ilusad lilled, aga ennem kui me selle üle anname, me peame selle kontrollima, et kas ikka kõik on korras. Härra, kas teil on korraks aega, et vaadata üle selle asja? Mida sa teha üritad? Mida tema siin teeb? Ta tuli lihtsalt tellitud lillekimbule järgi. See on ka kõik. Kas ta on ennem ka siin käinud? Loomulikult. Tihti peale saadab ta oma toapoisi. Täna tuli ta ise järgi. Lilled lihtsalt talle väga meeldivad. No mis siis selles imelikku on? Roosi, me peame olema hästi ettevaatlikud. Kurjad on praegu, peavad plaani, on valmis ennast seadnud. Mida sa teha üritad? Nii. Noh, ma panen siia lutika ka. Vau, ehtne spioonividin. Sellega saab kuulda, mis sealpool toimub. Lutikast üles, jah. Nii, kantsleri härra. See tuleb nüüd eriti. Hästi ennast üle. Siin on teie lillegi. Ma väga vabandan, et pidite nii kaua ootama. Aitäh. Külastage meid jälle. Tundub kena sell olevat. Ära lase ennast välimuselt petta. Мы смотрели на вещи. Mis tema siin tegi? Ta sai lihtsalt mõned lilled kätte. Jah, see on ka kõik. Olete selles kindlad? No ma loodan, et teil on õigus. Aga me panime veel lutika külge. Vau, see oli hea plaan. Võib-olla saame lisainfot. Aga vaadake, mis mina leidsin. Смотрите, что я нашла. Kuule, kuidas selle maaliga on? Maaliga on kõik korras. Noh. Aga ma avasin. Avasid? Что ты открывал? Mille sa avasid? Tead, seal taga oli üks pruunpaber ja seal oli üks kinni pitseeritud pilu. Ja siis ma võtsin selle... Kuule, pilu. Ühesõnaga, sa tegid selle maali katki. Uskumatu. Mina tahtsin aidata. Ja nüüd kogu minu muinsuskaitses 22 aastat liikmestaatus ja kõik see läheb kanalisatsioonist alla. Uskumatu, et sa seda tegid. Rahune, Roosi, ma ainult... Maali üldse ei puutunudki. Sa just ütlesid, et tegid seda. Ei, ma võtsin sealt välja ainult selle sedeli ja vaadake, mis seal kirjutatud on. Oled sa kindel, et ainult see sedel? Just. Maal on täiesti terve. Anna ma tahtnud siin niimoodi ärritada. Nüüd ma pean küll hinge tõmbama. Lähme selle paberi juurde tagasi. Siia on kirjutatud Mooses Kenton ja arhiiv seal, kus seinad kohtuvad 305. Oot, korda palun. Mooses Kenton ja arhiiv seal, kus seinad kohtuvad 305. Mis te arvate? No mina ei tea, kes oli Mooses Kenton, aga neid maju siin teatakse Kentoni teed. Siit kuni pargiväravani välja, seal kus see arhiivijoone asub. Mul on selline tunne, et siin oleks võinud lihtsamalt läbi saada. Teate, see arhiivivärk on kahtlane. Mis number võis olla arhiivimaja? Kas see võis olla 305? No, mina tean seda. Minu lillepood on maja number 379. Üle tee on 200. Ai. Kuule, nii et siin võis dokumendi arhiivijoones ära peita. Jah, vastab küll sedamoodi. Nüüd seda dokumenti ei pruugigi enam alles olla. Mul on küll selline tunne. Te jõudsite liiga hilja, enam ei saa mitte midagi teha, kõik on juba paigas. Te olete liiga hilja
hilja saabunud, hilja saabunud. Kuule, kas sa kuulsid seda ka? See on see pahategelane. Oot, millest te räägite? Mina küll mitte midagi ei kuulnud. Mis toksivoo? Rahu, Roosi, see sõnum oli ainult meile. Ta on raudselt meie mõtetesse mingisuguse lootusetust tekitava mõtte istutanud. Uskumatu, kui see dokument tõepoolest hävis, siis miks on siin kohal tõejõud? Ei, mina usun seda, et Jumal saatis teid siia, et teie rahvusvahelise saare päästaksite. Jah, Roosi, see on julgustav. Aitäh sulle. Me peame leidma selle dokumendi. Ja mina palvetan, te võite sellele loota. Aitäh, Roosi, see on parim, mida sa teha saad. Väga hiili. Kõnelast. Rahvusvahelise saare kodanikud ja selle külalised. Minu nimi on inspektor Pole Aimu. Ja ma tulin täna teie juurde, et arutada üht äärmiselt tõsist asja. Meie monumendi vargust. Te võite olla veendunud selles, et me teeme kõik, mis on meie võimuses, et see üles leida. Me kasutame selle juures teaduse ja tehnika viimaseid saavutusi. Bioloogiat, zooloogiat, põhjessü, ja teisi sääraseid suuri sõnu. Nii, mida me hetkel teame? Esiteks, varastatud on kuju. Teiseks, keegi on selle varastanud. Ja kolmandaks, me ei tea, kes see keegi on. Seda sorti juhtumid võivad olla äärmiselt väljakutsuvad. Ent siis, tänu minu unikaalsetele oskustele, treeningule ja kogemustele olen ma ebaõnnestunud seal, kus teised on õnnestunud. Nagu te sellest järeldada võite, peaks teil nüüd olema surmkindel veendumus, et see juhtum on sattunud headesse kätesse. Miks te mind sedasi vaatate? Sellepärast, et sa... Mis teie nimi on? Mis te tegite eile sel ajal, kus monumenti ei olnud? Teie hääl on mulle tuttav. Teie hääl on mulle tuttav. Te ei tohi saaret lahkuda. Mis teie nimi on? Anna. Mis te tegite eile sel ajal, kui monumenti enam ei olnud? Magasin. Tuttav hääl. Te ei tohi saaret lahkuda. Tegelikult. Mitte keegi ei tohi saaret lahkuda. Me lähme niikuinii. Te olete kõik kahtluse all. Tänan teid. Ilusat päeva. Hallo, kas see on tõesti võimalik, et hetkel saadaolev inspektor on ainult Pole Aimu? Uskumatu. Ma pean nädal aega veel taluma teda. Sama hästi ma võiks ise seda juurdlust juhtida. Ahah. No see on tõesti hea mõte. Ma panen oma pahalase röntgenprillid ette ja ma otsin ülesse selle monumendi. No, laske iiga. No nii, mis meil siin nüüd siis on? On teada tuntud fakt, et varjad tulevad tihti sageli oma kuriteo paigale tagasi.
Vähemalt niimoodi ma olen kuskilt kuulnud. Aga olgu, kuidas on, sa tundmatu. Seekord sa must jagu ei saa. Väike varganägu! Mis sul oma kaitseks öelda on? Monsieur, sellist tooni palun mitte minuga kasutada. No nüüd sa tunned, mis tunne on sinu teenitud suu. Oota, kuni ma veel selle lahti võtan. Kantsler, tavaliselt nii varasa meie kokkusaamistele küll ei jõua. Noh, minu jaoks on see suur päev ja mul on veel palju teha. Pealegi, pole viisakas lasta inimestel oodata, eks ole? Eks ta ole, jah. Võib ju nii olla. Miks sa mind niiviisi vaatad? Ma ei tea, sa tundud kuidagi teistsugune täna. Kas midagi on halvasti? Peaksin ma midagi teadma? Ei, ma lihtsalt ei taha, et keegi mind näeks. Noh, ma arvan, et sa võid rahuneda. Lase end lõdvaks. Varsti oled sina kõikide valitseja. Ja sa ei pea enam teeskima. Niisiis, kuidas uue dokumendiga läheb? Uus põhiseadus või? Jah, see on valmis. Lõpetasin selle eile hilisõhtul. Väga hea. Meie plaan on läinud suurepäraselt. Kõik on paigas. Kui poleks ainult seda neetud vahejuhtumit selle kujuga. Ma tean, see oli pettumus küll, aga ma pean ütlema, see sinu esitatud François Parfait roll oli täiuslik. Ja see prantsuse aktsent, see oli lihtsalt hiilgav. Kuule, jäta see kunstnik, see prantslane, see oli köki-möki. Mina tahan teada, mis selle kujuga sai. Kus on see kuju? Meil on vaja seda kuju kohe. Jah, meie juurdlus on alles alanud. Juurdlus? Juurdlus? Sa mõtled see inspektor, mis ta nimi oli, see pole aimu, kus mu müts on. See ei leia enda tossagi üles, isegi kui need tal jalas on. Sa arvad, et ta leiab kuju üles või? Miks see sulle nii oluline on? Sa tead väga hästi, miks see kuju on väga oluline. Mis sul viga on? Ei midagi. See saadab minu arust lihtsalt rahvale vale sõnumi ja kõik. Ma peaksin ju rahvast teenima, mitte aga nende üle valitsema. Läks. Mulle ei meeldi, mida ma kuulen. No, tead mis? Sulle ei meeldi ka see, mis sa kohe näed. Mida see veel tähendab? Tõe jõud? Mis asja? Kuidas te julgete? No nii. Mida te plaanite? Me vahistame su. Ei! Võta ta kinni! Ära rabele! Paigal! Kuidas te julgete? Ma olen kurjuse agent! Te ei saa! Te ei suuda seda peatada. Seda ma arvasin, et sa kindlasti. Üks on käes, üks on meil jäänud. Te veel maksate! Te maksate 1000 eurot. Jaa. Tasa. Tere, kas te otsite kedagi? Jah. Te olete mind kellegagi segamini. Te tundute väga tuttav kuidagi. Ei, ma olen üldse siin kellegi teisega kokku saamas. Te olete äärmiselt sarnane selle inimesega. Kellega? Kas sa tead?
ta ei tulegi. Kes? Kaelo. Kust te seda nime teate? Ja kes teie sellised olete? Meie oleme tõejõud. Me oleme siin selleks, et päästa rahvusvaheline linn. Mis asjandus see tõejõud veel on? See ongi selleks, et päästa rahvusvaheline linn. Ja kelle käest? Sinusuguste pahategelaste käest. Minusuguste? Härra Devlin. Te ei teate mind kellegiga segamini. Mina olen hea. Kas meil on äkki abilisi? Politseivolinik Franklin. Max Devlin, te olete arreteeritud. Sellepärast, et te olete reetnud rahvusvahelise saare ja osalenud vandenõus. See on mingi arusaamatus, ma nõuan advokaati. Inspektor. Jah, härra volinik. Nüüd pole aimu, nüüd ma su kätte saan. Rahunege, Max Devlin. Palun vahistage Max Devlin. Devlin, vabandust, te ütlesite Devlin. Just nimelt, nii ma ütlesin. Vahistage härra Max Devlin ja pange ta raudu. Ja saatke politseimajja. Aga monsieur kantsler? Endine kantsler. Sellepärast, et tema, kes pidi kõiki rahvusvahelise saare inimesi teenima, on osutunud hoopis pädiks. Ja tahti orjastada kõik, kes elavad rahvusvahelisel saarel. Monsieur kantsler, mul on tõesti kahju, et ma täna tulin. Eile teid togisin niimoodi. Oleks ma teadnud, et see teie olite, ma oleks kohe lõpetanud. Ma väga palun vabandust. Te oleks pidanud tõesti midagi ütlema. Minul ei ole kahju. Aga nüüd ma vahistan teid. Sellepärast, et ma olen ikkagi seaduse ohvitser. Ja mul on väga kahju, et ma ei saa enam teid teenida. Mida te seal kohvitsete? Olge nüüd ta käed juba raudu. Ma vahistan teda. Ma vahistan. Ma vahistan ta ära kohe. Ma vahistan nii. Seda ma otsasin. Kõigega pean ma ise hakkama saama. Palun ja minge vahistage kantsler, mitte ennast. Ma kohe teen seda. Ma olen ametis. Ma olen võimeline. Te veel maksate selle eest. Tulge, te vahistate. Lugupeetud volinik, mul on au teile üle anda viimane säilinud põhiseadus rahvusvaheliselt saarelt. Ei ole võimalik. Kas see tõesti võib olla tõsi? Mina arvasin, et kõik eksemplarid on hävinud. See on tõesti nii. Teate, ma olen teile väga tänulik. Ma tänan teid selle eest, et te toimetasid minu kätte selle dokumendi. Samamoodi ma ütlen teile, et ma olen juba ammu seda kantslerit kahtlustanud, aga mul ei ole olnud tema vastu mitte ühtegi asitõendit ega süütõendit. Aga tänu teile sellele väga nutikale asjandusele, mille te tappisite sinna sellesse lillekibu sisse. Vot tänu sellele meil on olemas tõendid ja me saime vahistada. Ma väga tänan teid kogu südamest. Lugupeetud volinik, Jumal oli kõige selle taga. Temale peab au andma. Meie tegime lihtsalt oma tööd. See on muidugi õige, tõepoolest. Siis kuulugu kogu au Jumalale. Ja ma loodan, et edaspidi me kasutame oma vabadust vähe paremini, kui siiamaani see juhtus sellel saarel. Aga mis on siis teil plaanis edaspidi? Teate, ära maailmavaadete sõda käib igal pool
ja kus iganes tõde ja Jumala, tõelise Jumala tundmine ohtu satuvad, seal me olemegi. Tore, siis ma loodan, et ma sellel saarel ei näe enam teie varjugi. See on iga nii muideks. Kui teil on vaja mingisugust erilist kohta, kus te saaksite puhata, siis olete meie rahvusvahelisel saarel alati tere tulnud. Ma tänan teid veel kord. Tõde ei jõua keegi. Tänan teid. No ma pean ütlema, et see oli tõepoolest midagi väärt. Küll on olnud tihe hommik täna. Ma olen pidanud liiga kaua ootama. Öelge mulle, kuidas te selle dokumendi üles leidsite? See on väga lahe, Roosi. Ma olen nii põnevil. Igal juhul tuleb välja, nii, et härra Kentoni eesnimi polegi Mooses. Mulle tundus ka see kahtlane. Ja, üldsegi nende suguvõsas pole ühtegi Mooses. Nii et me mõtlesime, midagi on siin kahtlast, midagi selles mõistatus teistmoodi. Ja siis me hakkasime neid sõnasid analüüsima. Nii. Tuleta meelde, kuidas seal oli. Mooses Kentoni arhiiv, seal kus seinad kohtuvad 305. Panime need arvutisse ja mida arvuti tegi? Ta pani kokku Moosese 305-ga ja nurga Kentoniga. Oot. Nurgaga, kullakesed. Seda sõna ju mõistatuses ei olnud. Aga kus seinad kokku saavad? Ja nurga peal. Härra Kenton ehitas minu lillepoe ja see on nurgapealne maja. Aga läheme nüüd edasi. Ja tuleb nüüd välja, et dokument või arhiiv, nagu Siim seda nimetas, on kuidagi seotud hoopis selle lillepoega. Nii et kus see olla võib? Te tahate väita seda, et see dokument on kogu aeg siin minu nina all olnud. Bingo! Oota, võtame Mooses ja 305. Nii. Kas sa räägiksid Moosese raamatutest? Jaa, täpselt. Mida me siis Moosesest teame? Mooses kirjutas esimesed 5 Vana Testamendi raamatut. Ehk see 5 just sellele viitabki. Ja kui sa võtad selle teiste sõnadega, et esimene nagu Genesis, teine nagu Exodus, 3. nagu Leviticus ja 5. nagu Deuteronomium, siis mis jääb vahele, mis jääb puudu? No see on ju lihtne. Numeri ehk numbrid. Täpselt. Me küsisime luba eemaldada see number. Ja selle numbri all oligi dokument. Uskumatu ja see oligi kõik see aeg. Just, eks. Väga aeg. See on täiesti uskumatu, et te selle üles leidsite. Sellised me oleme. Suurepärane. Ja, ülemus. Ja kõik on korras. Paelokk on vahistatud. Ja lapsed on saarelt kõik tagasi. Ja saadan faili teile homseks. Aitäh. Aga mind nüüd tegelikult huvitab, et mida nad selle monumendiga nüüd teha kavatsevad või noh, õigemini sellega, mis sellest järele jäi. No, ühes olen ma kindel, kadunud kuju küll keegi enam taga ei otsi. Ja, Max Devlini kuju on meile sama palju vaja kui, ma ei tea, koerale 5. jalga. Nii, Keisi, meie ülesanne on siin nüüd lõpetatud. Mis sa mõtled? Mul tuli üks mõte. Räägi. Kas sa saadid siin üles ronida? Üles teid? Jah. Ole ettevaatlik. Ma saan aru, mida sa mõtled. Täpselt. Oota ma nüüd ise siin kusin. No näed. Saad sa hakkama? Mis? Vau! See on nii imeline. Fantastiline. Otsime teed. Ja.
see on meie missioonile täiuslik lõpp. kuulge, vaadake veel, siin on kirjutatud rahvusvaheline aare. aga kui te nii mõtlete, siis Jumal ongi kogu ilmale kuuluv hindamatu väärtusega väärtusese. ja kas pole mitte suurepärane asupaik meie linna keskel? ja samamoodi peaks Jumal meie kõigi elude keskel seisma. või mis teie arvate? Kas te armastate Jumalat? Jaa! Kas te armastate meie suurt ja vägevat Jumalat? Jaa! Kas ta pole mitte varadus, mis on teile kallim kõigist ja kõigest? Jaa! Jeesus ütles, et armastage Jumalat kogu südamest, hingest, mõistusega ja armastusega. ja Jumal on armastanud meid nii palju, et andnud oma poja lunaks meie eest. Aamen.